ja mina ise olen Georg Kalde, olen Päästeametist, aga tänasel päeval siis esindan siin Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni, mida ka hetkel siis juhin ja oletegi kutsutud siia selle jaoks, et me oleksime kõik ühes infoväljas. Muutunud kutsestandardid küll muutusid juba 1. jaanuarist, kuid Sisekaitseakadeemia dokumentide muutmisega läks aega ja sellest me täna ka siin räägime. Et nagu Regina siin kirjalikult ka kirja pani, siis infotund salvestatakse. Seda saate hiljem kodulehelt järgi vaadata. Saavad seda teha ka need, kes täna siin osaleda ei saa. Ja mina räägin teile üldiselt siis kutsestandarditest ja kutse andmise korramuudatustest ja hiljem siis Alar Valge räägib juba konkreetselt kutseeksami töökorraldusest ja nii-öelda detailsematest asjadest. Küsimustel vastame pärast ühiselt, ehk siis esitluse ajal palun neid mitte esitada. Ja infotund ise kestab kuskil pool tundi kuni tund, olenevalt siis sellest, kui pikk arutelu meil tekib. Nii, panen siia ette ka slaidid ja hakkan oma osaga pihta. Nii, keegi võib öelda, kas slaidid on kenasti näha? On. Ise on hästi. Sul on enda vaates, et vaheta ära, võib-olla siis on pilt suurem. Üks hetk. Eeri see teine pilt sealt ülevalt. Ja kui keegi mulle ütleb, ise ma olen siin 3 ekraani taga ja kõik näitavad erinevad. Nii või? Nii on parem, nüüd on ekraan suurem. Nüüd on ilusti näha. Arusaadav. Nii, hästi. Nagu ma siis ütlesin, 1. jaanuaril muutusid kutsestandardid tase 5 ja tase 6 ja need siis muutusid tegelikult käsikäes tuleohutuse seaduse muudatustega. Ja kutsestandardite muutmise põhjus oli siis tegelikult lihtne, et iga 5 aasta tagant neid uuendatakse, nii nagu see vastav kord ette näeb. Ja ka seekord siis eelmise aasta suvel käis kutsestandardi töögrupp koos, kus ka ise olin, olid ka liikmed teie seas, nii ekspertide liidust kui ka spetsialistide liidust. Ja ühiselt siis neid standardid muutsime, mis siis nüüd 1. jaanuarist kehtima hakkasid. Ja mis siis täpsemalt muutus, alustan tase 5-st. Aga enne seda tegelikult üldiselt võin seda öelda, et kutsestandardid nii tase 5 kui tase 6 läksid lühemaks. Sisuliselt 1 lehekülje võrra mõlemad kutsestandardid lühenesid. Parandati sõnastust, toodi kompetentse kokku, midagi otseselt ei kadunud ära. Lihtsalt need kompetentsid ja need punktid, mis varasemalt olid nii-öelda mitmes alajaotises, siis tõstsime kokku. Peaks olema nüüd arusaadavam ja lihtsam ja eriti lihtsam ka taastõendamise osas, eriti just ekspertidel. Et üldiselt ta läks sõnastuse poole pealt ja arusaadavuse poole pealt tahaks loota, et selgemaks. Et nii palju üldiselt nendest muudatustest. Aga täpsemalt siis spetsialisti poole peal oli muudatusi vähem. Tõime eraldi sisse siis selle, et kui keegi pakub mingisugused koolitusi, on see siis tuletööd või evakuatsiooniõppused, siis peab olema ka valitav kompetents koolituste näol siis endale tehtud. See põhimõte oli ka varasemalt selline, aga tekitas mõningates inimestes ikkagi küsimusi, kas peab, kas ei pea. Ja see nüüd siis ka tuleohutuse seaduses veel nii-öelda täiendavalt kirjas. Et need koolitusi ja evakuatsiooniõppusi saab teha ainult siis, kui on see valitav kompetents ka olemas. Ja seonduvalt siis sellega, et siin 2 aastat tagasi muutus ka tuleohutuse seadus, tulid sisse tuleohutusteenused, sealhulgas siis ka tuleohutusülevaatus.
siis sai ka see tuleohutusülevaatuse teostamine sinna üheks spetsialisti tööosaks sisse. Kohustuslikest kompetentsidest jäi 4-st alles 3 ja see ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine nii-öelda sisestasime selle siis teiste kompetentside alla. Nüüd on siis 3 tükki alles: ehituslik, korralduslik tuleohutus ja tuleohutusalane teavitus ja nõustamine. Et ka selles osas siin taastõendamise näol on natukene lihtsam, neid lahterid on vähem täita. Et iseenesest ta kuskil ära ei kadunud, kuigi tõesti üldjuhul nende riskide hindamisega eeldatavalt tegeleb rohkem tuleohutusekspert, aga nii-öelda ehitise mõistes ka mingil määral kindlasti tuleohutusspetsialist. Lähen edasi tase 6 juurde, et tase 5 oligi neid muudatusi üsna vähe, oligi pigem sellises sõnastuse juures neid parandusi. Tase 6 puhul siis samamoodi on nüüd konkreetselt sees nii kutsestandardis kui ka siis tuleohutuse seaduses, mis puudutab siis seda koolituskompetentsi, et kui koolitusi tehakse, siis peab olema ka see valitav kompetents olemas. Tulekahju järgne uurimine on samamoodi kutsestandardis kirjas, et seda saab teha siis, kui see valitav kompetents on olemas. Ja juurde tuli siis küttesüsteemide eksperthinnangute valitav kompetents, millest varsti natuke pikemalt ja Alar veel rohkem siis edaspidi räägib. Ja samamoodi nagu spetsialistil tuli juurde siis ka tuleohutusülevaatuse teostamise töö siis töökirjeldusse. Kohustuslikud kompetentsid, nende arv samuti vähenes 5-lt 3-le. Alles on siis tuleohuriskide hindamine, tuleohutusalane teavitus ja nõustamine ja siis kõige pikem ja kõige mahukam ehk siis see, mis toob tuleohutuse seadusest sisse kõik need nii-öelda eksperdi erinevad kompetentsid võrrelduna siis tuleohutusspetsialistiga, ongi siis ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine, kooskõlastamine, ekspertiisi auditi tegemine. Ja siia hulka käivad ka siis kõik nii-öelda tuleohutusspetsialisti tööd ka. Et ilmselgelt tuleohutuseksperdi kompetentsid katavad ära siis ka spetsialisti omad, millest siin nii-öelda taastõendamise ajal on vahepeal küsimused tekkinud ja sellest tulenevalt me ka kutsestandardite siin ka Sisekaitseakadeemia dokumente muutsime. Et kui näitena, et kui tuleohutusekspert tegelebki audititega, siis ta ei pea eraldi tegema tuleohutusülevaatuseid või muid nii-öelda madalama tasemega tegevusi lihtsalt selle jaoks, et kutseeksamile tulles oleks tal midagi näidata või tõendada. Et selle katab ära nüüd kogu see 3. kompetents. Ja siis see ehituslik ja korralduslik tuleohutus kadus nii-öelda eraldi kompetentsidena kadusid ära ja nad on kõik nüüd siis selle sama 3. kompetentsi sees. Et nii selle, ütleme siis auditi raames tegelebki ekspert nii ehitusliku kui korraldusliku tuleohutusega. Et seda ei pea eraldi välja kirjutama siis taastõendamise ajal enda portfooliosse. Et läks tükk maad lühemaks ja arusaadavamaks. Mis nüüd nii-öelda kõige suurem muudatus üldsegi kutsestandardite sees on, pluss siis eelkõige siis tase 6 eksperdi puhul ongi nüüd siis see, et küttesüsteemide ja selle osade ekspertiisi tegemine on nüüd valitav kompetents. Ja varasemalt oli see nii-öelda põhikompetentsi sees. Ja miks see muudatus toimus, ongi nüüd sisendina Päästeameti poolt. Ehk siis oli probleem ikkagi selles, et need küttesüsteemide eksperthinnangud ei olnud nii kvaliteetsed, kui seda oodati. Ja nüüd on ta nii-öelda eraldi tõendatav. Ehk siis iga ekspert, kes teeb endale selle põhikompetentsi, ei saa neid küttesüsteemide ekspertiise teha. Täpselt samamoodi nagu ei saa tulekahju järgset uurimist ega siis ka koolitusi teha. Nii et see on nüüd eraldi ettevalmistuskursuse osa, eraldi eksami osa ja ka taastõendamisel tuleb seda eraldi tõendada, sellest juba siis Alar täpsemalt räägib. Mis nüüd siis on nii-öelda nende vanade ekspertidega, kellel on kutsest tunnistused eelnevatel aastatel saadud,
et see muudatus praegu toimus ju alates 1. jaanuarist ja kõik need, kes tulevad nüüd seda tase 6 endale taotlema, saavad siis nüüd selle valitava kompetentsi ka eraldi teha. Need, kes said endale kutsetunnistuse varem, ehk siis näiteks ka detsembris oli meil viimane eksam, kus 2 eksperti kutsetunnistuse said, nendel on see õigus olemas kuni siis kutsetunnistuse kehtivuse lõppemiseni, ehk siis kellel 2, kellel veel 4,5 aastat see kehtib ja te tohite neid küttesüsteemide ekspertiise teha. Aga kõik, kes on siis uued, taotlevad sellel aastal seda tase 6 või siis tulevad nüüd sellel aastal taas tõendama, nendel tuleb siis eraldi see valitav kompetents taotleda. Et see on nii-öelda üleüldine seisukoht üldse nende muudatustega, et need, kes varasema kutsestandardi alusel endale kutse said, siis nende õigused kehtivad kuni kutsetunnistuse lõppemiseni. Nii palju kutsestandardite muudatusest. Seoses sellega siis muutsime Sisekaitseakadeemias ka erinevaid dokumente, neid on päris palju, suisa 13 tükki. Ja mis siis muutus ja muutuvad, ongi siis nii kutse andmise kord, kutseeksami juhend, nii-öelda väiksemad dokumendid, mis puudutavad siin kutsekomisjoni ennast ja töökorda. Aga väga suur muudatus on ka kutseeksami ja taastõendamise tasudega. Et praegu neid siin avalikult ette ei näita, aga võin öelda, et laias laastus need kutseeksami tasud lähevad 2 korda kallimaks. Ja põhjenduseks siis see, et varasemalt see eksamikomisjoni töötundide arv ei olnud tegelikult päris see, mida reaalselt tehti. Ehk siis nüüd need eksamikomisjoni siis liikmete töötasud vastavadki sellele, millega nad reaalselt tegelevad. Ehk siis see tundide arv on tõusnud ja tõusis ka siis töötunni tasu, et olla siis nii-öelda konkurentsivõimeline ikkagi hetkeseisuga tööturul. Et neid eksamikomisjoni liikmeid ei ole sugugi lihtne sinna saada, seda siis nii riigisektorist kui erasektorist ja selle jaoks, et see kvaliteet ka eksamikomisjonis oleks piisavalt hea, siis tuli tõsta ka tunnitasusid, nii nagu ülejäänud elu Eestis on kallimaks läinud, siis ka paraku siin tuleb neid hindasid tõsta. Need hinnad on meil kutsekomisjonis tegelikult kinnitatud, aga avalikustada neid ei saa praegu lihtsalt sellepärast, et 4. aprillil on siis kutsenõukogu, kes peab kinnitama siis nii kutse andmise korra kui ka uued hinnad. Aga senine elu on näidanud seda, et üldjuhul need muudatused ka sellised kinnitatakse, nagu meie kutsekomisjoni poolt välja lähevad. Aga see info siis tuleb teile, nendele, kes on eksamitele registreerinud või registreeruvad ka eraldi meili peale, pluss siis ka meil Päästekolledži kodulehel on kirjas, et tähelepanu juhtimine siis sellena, et aprilli alguses need hinnad ka tõusevad. Et juhin sellele eraldi siis tähelepanu. Kutse andmise korras, mis nüüd siis aprilli alguses kinnitatakse, aga võin praegu juba välja öelda, et mis need muudatused seal on ja nähtavasti need lähevad ka nii käiku, ongi siis tõesti see, et kõik need kutsestandardi muudatused me tõime kutse andmise korda sisse, seonduvalt siis nende valitavate kompetentside ja eriti siis küttesüsteemi ekspertiisi tegemisega. Kutse andmise korra tegime ka tegelikult arusaadavamaks, et kõik need probleemid, mis on seni läbi kutseeksamile osalemisel välja tulnud, et inimesed pole aru saanud, et mida täpselt mõne punkti all mõeldakse, siis oleme neid asju ka parandanud. Ja näitena ongi siis seesama asi, et kui koolituskompetentsi endale taotleda, et siis nüüd on konkreetselt kirjas ka, et võib esitada siis näidisdokumentatsiooni planeeritava õppuse kohta. Et kui spetsialisti või eksperdi kutset koos koolituskompetentsiga all ei olnud, siis tegelikult ei tohtinudki ju keegi teha neid õppusi. Aga siis ongi nii-öelda selline
näidisdokumentatsioon siis planeeritava või nii-öelda fiktiivse õppuse kohta, et kuidas teie teeksite seda õppust. Et selliselt on nüüd siis ka korras kirjas. Või siis teine võimalus on see, et kui te olete kellegi nii-öelda kutsetunnistusega spetsialisti, eksperdi alluvuses töötanud ja osalenud nendel õppustel suures mahus, ehk siis mitte lihtsalt loendajana kuskil kooli staadioni nurgas, vaid ikkagi nii-öelda algusest lõpuni selle protsessi juures olnud, lihtsalt te ei ole koostanud ega allkirjastanud neid dokumente, siis te saate neid kutsetunnistusega isiku dokumente esitleda ja rääkida siis nii-öelda, mis see teie panus selle nende dokumentide koostamise ja õppuse läbiviimise juures siis oli. Et nüüd peaks olema nagu arusaadavalt seal kirjas see osa. Siis tõime sisse küttesüsteemide kompetentsi taotlemise tingimused, mis on siis seotud kutsestandardi muudatusega. Ja siis ka see teema, et valitavat kompetentsi saab siis järgi sooritada 1 aasta jooksul pärast kutse saamist või taastõendamisel. See tähendabki siis seda, et kui näiteks meil detsembris oli spetsialisti ja eksperdi viimane eksam, inimene tegi endale spetsialisti kutse, koolituskompetentsi ei teinud, arvas, et ei lähe vaja, aga nüüd ikkagi mõned kuud hiljem avastab, et tal on seda koolituskompetentsi vaja, siis tal on võimalik see teha 1 aasta jooksul, ehk siis nüüd kas või sellel samal kevadisel eksamiperioodil. Ja ta saabki siis taotleda ainult seda valitavat kompetentsi, et ei pea tegema kogu eksamit uuesti. Ja kui see 1 aasta läheb mööda, siis on võimalik seda kompetentsi taotleda alles taastõendamisel, ehk siis nii-öelda 5 aasta möödumisel, või siis teha eksam siis nii-öelda täies mahus koos kõikide testide, kaasuste, intervjuudega. Ja seal siis taotleda ka seda valitavat kompetentsi. Miks ei saa nii-öelda vahepealsel ajal seda valitavat kompetentsi teha on sellepärast, et kui me anname selle koolituskompetentsi näitena, siis tegelikult kogu kutsetunnistus pikeneb, antakse uus kutsetunnistus välja, ehk siis sisuliselt ju pikeneb see kutsetunnistus uuesti 5 aasta peale. Ja seda ei saa nii-öelda vahepeal teha, et kui 3. aastal tulla tegema endale seda valitavat kompetentsi, siis oleks ebaaus pikendada kogu kutset 5 aasta võrra. Et sellepärast ongi ainult kuni aastane intervall siin, et see pikendus oleks siis võimalikult lühikene. Et seda tegelikult me ka varem kasutasime, see ei olnud lihtsalt kutse andmise korras konkreetselt kirjas. Et sellised olid nii-öelda suuremad muudatused selles korras. Minu poolt nii-öelda suuremate muudatuste osas on nüüd kõik, et ma lasen siin pildi lahti ja annan sõna Alarile, kes räägib siis konkreetselt, kuidas need asjad siin alates aprillikuust meil välja näevad. Ja kui teil on siis küsimusi nii mulle kui Alarile, siis palun pärast Alari esitlust need esitada. Nii, Alar, mina lasin pildid lahti. Palun jätka. Tere päevast siis kõigile. Õigemini hommikut. Olen Alar Valge ja olen selle Sisekaitseakadeemia kui kutseandja siis hindamiskomisjonis toimetaja. Juhin seda komisjoni tööd. Ma proovin oma slaidi siia panna ka. Tuli vist on näha, jah? On näha. Aha, selge. Nii, kõigepealt siis kutseeksamist ja kutseeksami juhendit ka sai mingil määral muudetud. Kõik tulenes jälle nendest kutsestandarditest ja ka sellest valitavate kompetentside lisamisest või õigemini ühest lisamisest. Ja selle tulemiseks siis on olemas nüüd uus juhend. Ta on ka meil Sisekaitseakadeemia koduleheküljel üleval, nii et täpsemalt infot saab sealt vaadata ja kui on mingeid küsimusi, siis saab alati pöörduda ka meie poole. Nüüd, kuidas see eksam läbi viia, et eksami läbiviimise koha pealt eriti suuri muudatusi ei olnud. Eksamile pääseb siis need isikud, kes on
kutse andmise korras esitanud vastavad dokumendid. Komisjon vaatab ka nende sisulise poole üle, et nad oleksid piisavad selleks, et eksamile lubada. Ja kui seal tõesti on mõningaid nõuete puuduseid või jääb midagi vajaka, siis sellest ka informeeritakse ja seda on alati võimalik lisada, et jõuab enne eksamile pääsu siis ka selle osa ära teha. Nüüd eksamit hindab meil reeglina vähemalt 3-liikmeline komisjon. Kandidaatide nimekiri on meil päris pikk, kes on ette nähtud või kes siis osalevad või võivad osaleda, ehk tegelikult siis alati enne ühte eksamit tehakse nendes ka valik, keda antud eksami toiminguteks siis kaasatakse. Nende 21 liikme hulgas on siis erinevate valdkondade esindajad, et ei oleks sellist kallutatust, nagu kardetakse aeg-ajalt. Ehk seal on siis nii pääste poole pealt esindajad ehk Päästeameti esindajad, on ka spetsialistid, on eksperdid ehk need tase 5-6, on kaasatud ka insenere ja ka teiste erialade asjatundjaid. No nüüd näiteks küttesüsteemide puhul siis oleme pöördunud ka nende poole ja on ka nende esindajad meil seal nimekirjas. Pluss siis tulekahju uurimise puhul on siis ka politsei taustaga inimesi meil. Nüüd edasi eksam toimub üldjuhul siis Sisekaitseakadeemia arvutiklassis. Kohale tuleks veerand tundi varem tulla. Kindlasti isikut tõendav dokument, ID-kaart, et isik on õige ja eksam on 2 osas ehk sisuliselt toimub 2 päeval. Esimesel päeval on siis meil test ja kaasused ja teisel päeval siis intervjuu ja soovi korral siis kutsetaotleja saab omale valida valitava kompetentsi, kas siis 1, 2 või 3, et ei ole ka välistatud, et võib ka 3 tellida. Muidugi siis see intervjuu protsess ja see valitava kompetentsi andmine aeg läheb päris pikaks. Nüüd hindamiskriteeriumid on siis ei pannud tähelegi, et mul jäi slaid vahetamata. Sorry. Nii. Hindamiskriteeriumid on siis tulenevad siis tegevusnäitajatest hõlmavate küsimuste õigete vastuste põhjal ehk vastused peavad siis olema vähemalt minimaalne. Siis latt on üles pandud ehk level on siis see 70% on viite puhul ja 80% on siis ekspertide puhul. Ehk eeldab seda, et sellises mahus oleks siis õigeid vastuseid, mitte üldsummast, vaid iga toimingu ehk nii test kui kaasusülesanded, mis on ka eraldi ja intervjuu, et see kehtib siis iga ühe kohta eraldi, et neid summana me ei käsitle, et siis sellest 80%. Nüüd hindamistulemused ja ettepanek kutse saamiseks, siis hindamiskomisjon edastab endapoolse ettepaneku kutsekomisjonile ja kutsekomisjon teeb siis lõpliku otsuse, kas kutse taotlejale anda kutse või mitte. No nüüd üle 10 aasta on selle teemaga tegeletud ja antud olukorras on üks pretsedent olnud, kus siis on kutsekomisjon on ühe kompromissi leidnud, ühe taastõendajaga, ütleme niimoodi. Aga üldjuhul on siis aktsepteeritud hindamiskomisjoni ettepanekut. Nüüd, eksami ajal on lubatud kasutada, eksam toimub siis arvutiklassis, on lubatud kasutada enda poolt kaasa võetud õigusakte, tehnilisi norme, standardeid ja need võivad siis olla kas paberkandjal elektrooniliselt, sest et ainult testi ajal on arvutid ühendatud ehk on netis ja test toimub Moodle'is, aga kaasuste lahendamise ajaks ühendatakse siis arvutid võrgust välja ja on siis võimalik ainult oma kaasa toodud materjale kasutada. Loomulikult
kõik nutikellad, mobiilid ehk kõned sõbrale ja sellised asjad peavad olema välistatud. Ehk kõrvalist abi kasutada ei tohi. Tuleb iseseisvalt lahendada need ülesanded ära. Ja eksamid võivad toimuda täies mahus ja nagu Georg eelpool mainis, et 2 aasta jooksul on võimalik siis ka neid puudu olevaid osi ehk tegelikult kui nüüd täies mahus eksamit ei sooritata, jääb seal mingi eksami osa tegemata, on ta siis test või tähendab mitte tegemata, vaid ei ole see kriteerium saavutatud, see 70 või 80%, siis on võimalik neid osaeksameid teha. Ja osaeksami tegijaid kindlasti informeeritakse, mis kellaaeg nad kohale tulevad, et kui näiteks on kaasused teha, siis testiaeg neid klassi ei lasta. Ja kui testid on sooritatud, siis saavad ka nemad oma koha kätte, kus kohas saavad oma kaasust lahendada. Või vastupidi, kui on testi vaja ainult teha, siis testi järgselt lahkub klassiruumist ja võib-olla keegi teine tuleb sama koha peale tegema oma kaasusest, sest ütleme see hulk, kes sinna sisse pääseb, on 12 inimest piiratud ja tavaliselt meil on olnud soovijaid seal 20, isegi üle 20, et siis me oleme 2 samal päeval küll teinud seda testi kaasa, aga oleme siis 2 järgus enne lõunat ja peale lõunasel ajal. Nii palju siis sellest eksami poole pealt. Nüüd, kui rääkida eksamist endast, siis tuleohutusspetsialist tase 5 koosneb siis kirjalikust testist, kaasusülesannetest, intervjuust ja on ainult üks valitav kompetents, on siis see tuleohutusalane koolitus ja õppuste ettevalmistamine läbiviimine. Testi jaoks antakse 45 minutit aega ja testis on 30 küsimust valikvastustega. Ehk kindlasti on seal ka õige vastus, aga seda vastust võib ka õiget olla ka kõik 4, et ei ole selline välistatud juhus. Ja 5 avatud küsimust. Koheselt testi tulemust näeb ainult valikvastuste kohta, aga koondhinne tuleb peale seda, kui komisjon vaatab siis need 5 avatud küsimuse vastust ka üle ja annab oma lõpliku punkti arvu sinna ja siis sellest sõltuvalt siis see peaks vähemalt 70% olema siis kogu sellest summast. Nüüd edasi kaasusülesannete lahendamine on 2 kaasusülesannet antud ja kaasusülesanneteks on korralduslik ja ehituslik kaasus. Antakse nad siis ette projekti formaadis paberkandjal. Võib-olla tulevikus lähme kuidagi arvuti peale, aga see eeldab vastavaid programme ja hetkel on see, ei ole veel nii päevakorras, aga mõtleme tuleviku peale. Sest et paberkandjate peal päris mugav teda teha küll ei ole seal, aga siiamaani oleme sellega hakkama saanud. Nii et on ehituslik ja korralduslik kaasus ja need tuleks siis ära lahendada 3 tunni jooksul. 1,5 tundi kummagi kaasuse jaoks on aega. Ja nagu ma eelpool juba ütlesin, kaasuste lahendamisel siis saab kasutada abimaterjale, et see on lubatud. Testiaeg on abimaterjalide kasutamine keelatud, et seal seda ei tohi teha. Ja seejärel komisjon vaatab nii testide kui kaasusülesannete tulemused üle ja teavitatakse või koostatakse nimekiri teiseks eksamipäevaks, kus on siis kirjas isikud, kes tulevad intervjuud tegema ehk kutsetaotlejad, kes soovivad. On olnud ka selliseid juhuseid, et kui testis ja kaasustes ei ole päris hästi läinud, mõni loobub, aga üldjuhul ikkagi tullakse intervjuule, sest intervjuu käigus on võimalik oma tulemusi natukene kohendada. See tähendab seda, et kui jääb sellest minimaalsest 70% puudu, näiteks 1 punkt, siis on võimalik nii testi kui ka kummagi kaasusest 1 punkt lisada, kui intervjuu käigus antakse positiivseid vastuseid, selgitatakse, saadakse aru, põhjendatakse
ja komisjon selle loomulikult protokollib ja see üks punkt lisatakse ja seda tuleb aeg-ajalt ette. Nii et on võimalik siis intervjuu käigus oma eelnevat tulemust parandada. Intervjuu käigus esitame ka küsimusi, loomulikult asjakohaseid küsimusi, mis puudutavad siis ka teavitust ja nõustamist näiteks, et anname mingi väikse kiirülesande lahendada ja ka muid küsimusi, mis siis võib-olla eelnevate tööde sees jäid kuidagi nii, võib-olla ei olnud nagu täielikku vastust. Nüüd edasi, valitav kompetents. No, intervjuu aeg oli 45 minutit. Nüüd valitav kompetents eeldab seda, et siiamaani, siin on nüüd küll mingil määral oleme nagu muudatuse sisse teinud või mitte nagu, vaid ta ongi sees, et eelnevalt me soovisime näha kogu aeg, et oleks kuskil evakuatsiooniõppust teinud ja esitanud sellised dokumendid ja seal vastava koolituse, siis tegelikult tuleohutusseadusest tulenev, nagu teate, et on ka päris mitmed muud alad, näiteks tuletööd, kus peab ka olema vastav kompetents sul olemas, pädevus ja sellisel puhul siis on võimalik seal esitada ka erinevate koolituste kohta siis oma dokumendid. Toiming on siis selline, esitakse siis vastavad dokumendid, kus on kirjas koolituskava, võiks ka tagasiside olla ehk selle koolituse sisu ja tehakse siis vastavale sihtgrupile. Komisjon siis reeglina on selleks sihtgrupiks, oleme siis kas kooliõpetajad või keevitajad või ehitustöölised, kes iganes, et siis vastava sisulise 10-minutilise esitluse teeb. Ja selle tulemusel siis komisjon annab oma siis lõpliku hinnangu. Ei ole see hindamine, ei ole siis selline eristav, aga siis komisjoni liikmete selline konsensuslik otsus võetakse vastu, kas selline esitlus ja need materjalid on aluseks, et väljastada siis ja nad vastavad ka muidugi standardile selline valitav kompetents sellele taotlejale. Nüüd tase 6. Tase 6, järgmine aste, jälle kirjalik test. Siin on kirjalik test on tunduvalt lühem, on ainult 20 valikvastustega küsimust ja koheselt on võimalik oma tulemust ka näha. Arvutiprogramm seda näitab, kas oli see piisav hulk vastatud, ehk siin oli vaja siis 80% tulemust ja kui see 16 punkti on saavutatud, siis on, ütleme, see etapp on läbitud. Nüüd ja 25 minutit on testi aeg. Nüüd peale testi tuleb kaasusülesanne, vahepeal on loomulikult ka 5 puhul on väike paus, veerand tundi ja seejärel siis kaasusülesannete lahendamine. Nüüd eksperdil on kaasusülesandeid sisuliselt 3. On ehituslik, mis on 2 osas ja korralduslik. Korralduslik kaasus on üks ühele sama, mis spetsialist 5, aga ehituslikud kaasused on siis reeglina, üks on kõrghoone ja teine on tavaliselt kas lao- või büroohoone ja eeldab siis ülesande lahendamist selles, et olulised tuleohutusnõuded on siis selle ehitusliku kaasuse peal ära toodud. Loomulikult kaasusel on ka vastava sisulised küsimused ja küsimustele vastused mõlemi kaasuse puhul. Tagasihoidnud 5 täpselt samamoodi, et küsimustele vastused. Ja kaasusülesandete lahendamiseks on siin 3 tundi. Hinnatakse, kui tase 5 puhul on mõlemi puhul 20 punkti võimalik saada, siis ehitusliku kaasuse ja korraldusliku kaasuse ekspert tase 6 puhul on need punktid natuke erinevad, et ehitusliku eest on 25 punkti võimalik saada maksimaalselt ja 15 korraldusliku eest. Ja sellega on see päev
lõppenud. Siin täpselt samamoodi, kes soovivad osaeksameid teha, siis osaleb kas testis või kaasusülesannete lahendamisel. Kaasusülesannete lahendamisel tuleb siis lahendada nii korralduslik kui ehituslik, olgugi et ühel justkui punktid andsid kokku, aga teisel jäid puudu ja kokkuvõtvalt võetakse see hinne. Nüüd valitavad kompetentsid on tuleohutusekspert tase 6 on 3 tükki või 3 valitavat kompetentsi ja koolitus analoogne 5-ga, täpselt samamoodi esitada siis dokumendid, sihtgrupp, kellele kindlasti õppekava, plaan, sisu, loetelu ja teha selline esitlus jälle siis tema poolt või selle taotleja poolt välja pakutud sihtgrupile. Ja komisjon hindab jälle seda mitte eristavalt ja tulemus pannakse siis vastavalt sellele ka kirja. Nüüd tulekahju järgne uurimine eeldab siis jälle dokumentide esitamist, vähemalt 2 menetlust ja ühe menetluse kohta tuleks esitada või tuleb õigemini esitada või teha esitlus, mis sisaldab siis seda niinimetatud ülevaadet, kuidas viidi läbi sündmuskoha uurimine, kuidas neid andmeid koguti, milliseid tõendeid ja selle tõendite andmete uurimist ja siis loomulikult selle lõppu ehk uurimise tulemust või arvamuse koostamist. Küttesüsteem ja selle osa ekspertiisi tegemine, selle kohta analoog, kui oli tulekahju kohta 2, siis siin soovitakse ka vähemalt 2 küttesüsteemi või selle osa kohta tehtud siis eksperthinnangut, see võib digitaalsel kujul olla ja see võib olla ka kellegi juhendamisel tehtud, sest et kui eelnevalt seda pädevust ei olnud, siis nagu teate, võib ju ainult endale ühe korteriga elamus sellist seadet püstitada, aga kui siin on kellegi spetsialisti, eksperdi kõrval seda tehtud, kellel see pädevus on olemas, siis kindlasti võib see juhendaja tuleks ära tuua selle nimi ja kellega koos siis on see tehtud. Nüüd esitlus tehakse siis ühe selle hinnangu kohta, eksperthinnangu kohta ja täpselt jälle samamoodi tuleb esitada siis kogutud andmed, nende analüüs ja vajadusel ka siis tuua välja selle küttesüsteemis esinevad puudused ja juhendmaterjal siis nende puuduste kõrvaldamiseks. Eksamikomisjon, veel kord rõhutan, on igal pool vähemalt 3, kuid ei ole välistatud, et komisjonis võib ka rohkem olla liikmeid, aga 3 on alati kindlasti. Aga nüüd sellisel puhul siin, kui on tegemist kütteseadmete eksperthinnanguga, siis siin hinnatakse 3 punkti ehk eksperthinnangu seda tehnilise sisu hinnatakse, selle eest antakse 40 punkti maksimaalselt. Esitlust hinnatakse, kuidas ta oskab seda ette kanda ja lõpuks siis ka vestlus, kus tulevad lisaküsimused ehk esitluse eest 30 ja vestluse eest 20 punkti. Kokku on 90 punkti võimalik. No see punkti summa pandi siis küttesüsteemide ekspertide poolt kokku ja selline ta hindamiskomisjonile anti. Igast alalõigu punktist peab olema positiivselt vastatud siis vähemalt 60%. Mis tähendab seda, et eksperthinnangust, kui 40 on maksimaalne, siis 24-ga on veel võimalik siis seda heaks kiita. Nüüd kutse taastõendamine. Kutse taastõendamise protsess on meil siiamaani olnud ja jääb ka dokumendipõhiseks ja selleks on olemas meil üles pandud jälle kutseandja leheküljel eneseanalüüsi vorm ehk kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm, kas siis tuleohutusspetsialist tase 5 või 6 ja 5 puhul siis eneseanalüüs, kus on toodud siis
tegevusnäitajad ära, mis on kutsestandardis ja iga tegevusnäitaja kohta tuleb teha siis vastav sisu luua sinna ja kindlasti viide tõendusmaterjalile ehk sellele dokumendile, kus siis vastavalt tegevust on toimetatud. Kindlasti täiendkoolitusi, mis on ka päris määravad, töökogemus ära tuua ja vajadusel kui tekib vajadus intervjuule, siis kutsutakse ka intervjuule. No siiamaani kogemustele tuginedes võin öelda, et on päris mitmeid kordi olnud intervjuud ja intervjuud on reeglina vaja sellisel puhul, kui eneseanalüüsis näiteks jäävad mõned kohad tühjaks. Ehk mõte on see, et tegelikult taastõendamist võiks teha ka eksamiga, aga et mitte eksamit sooritada, siis eneseanalüüsiga võiks teatud osa või kogu oma tegevuse ära tuua ja selle põhjal antaksegi kutse välja. Nüüd, kui eneseanalüüs ei ole täies mahus täidetud ja võib olla selline olukord, et neid tegevusnäitajaid võib-olla ei olegi toimetatud, siin on olnud ka selliseid juhuseid, siis kindlasti on seda intervjuud vaja. Ehk intervjuu käigus siis on võimalik ka nendele küsimustele siis vastused saada ehk selgitused, et kutse taastõendaja oleks ka nendes valdkondades pädev. Et hästi lühidalt, selle kohta võib hiljem veel küsimusi esitada. Ja valitav kompetents samamoodi nagu ka eksamil esitatakse siis kõik materjalid, koolituskava, jälle kindlasti sihtrühm ja hea oleks, kui oleks ka mingi tagasiside kohta dokument olemas. Ehk siis ei ole vaja teda kohale kutsuda, piisab dokumentidest ja saab selle valitava kompetentsi dokumendi põhiselt välja anda. Nüüd tuleohutusekspert tase 6 on jälle olemas koduleheküljel. See vorm, mis tuleks ära täita, kus on siis jälle tegevusnäitajad ära toodud nende kohustuslike kompetentside kohta ja samamoodi läbitud täiendkoolituste tunnistuse koopiad, töökogemus. See eeldab, et 5 aasta jooksul vähemalt 3 aastat on toimetatud ja intervjuu jälle täpselt samal vajadusel ehk kui nüüd tõesti keegi tegeleb ainult audititega ja võib-olla korralduslikku tuleohutust ei ole üldse rakendanud oma tegevuses või ei ole sellega tegelenud ja jäävad osa lahtrit täitmata, siis kindlasti kutsutakse intervjuule ja intervjuu käigus siis püütakse ka nendele puuduvatele osadele siis leida vastused. Ka võidakse intervjuule kutsuda ka sellisel puhul, kui on tagasiside näiteks Päästeametilt või ka mõnelt kliendilt, kus väidetakse, et ei ole nõuete kohaselt siis seda auditit koostatud, näiteks auditit. Ja sellisel puhul oleme kutsunud ka intervjuule, et saada siis asjale nagu täpsema selgituse ja kuulata siis teise osapoole ka ära, et miks see audit võib-olla Päästeameti ametniku jaoks ei olnud sobiv, leidis, et seal ei ole kõik nõuete normid, ei ole nii nagu tabelis kirjas on, aga kui ekspert seda suudab intervjuu käigus põhjendada mingil muul viisil, analüütiliselt näiteks, siis miks mitte. Et on ka selliseid juhuseid olnud, kus on intervjuule kutsutud ja oleme leidnud selle, ei ütleks, et nüüd kompromissi, aga oleme leidnud, et selline lahendus ka sobib ja takistusi ei ole tehtud siis taastõendamiseks. Kui tekib probleem, et ta ei läbi seda intervjuud ja eneseanalüüs jäi poolikuks, siis on ka teine lahendus ja teine lahendus on siis kutseeksam. Vähemärkuseks ka nii palju, et ka tuleohutuse valdkonnas näiteks ka tuleohutuspaigaldiste kutseeksamide, nende taastõendamine ongi
selline, et ikkagi lähed kohale, et ei ole dokumendipõhine. Et tahetakse seda taastõendajat ka näha. Nüüd valitavad kompetentsid, koolitus, uurimine, tulekahju uurimine on sama, mis viiel, tähendab sama, mis eksamil, ainult et dokumendipõhine. Tuleb esitada siis vastavasisulised dokumendid ja jälle vajadusel kutsutakse intervjuule. Kui näiteks tulekahju uurimises jäi midagi ebaselgeks dokumentides, ei tulnud seda pilti ette või koolituste puhul jääb justkui midagi vajaka, siis alati komisjon suhtub asjasse positiivselt ja laseb teisel osapoolel siis või ütleme sellel taotlejal ka oma poolse arvamuse ära tuua siis intervjuu käigus. Nüüd küttesüsteemide ja selle osa ekspertiisi tegemisel on ainuke võimalus teha seda täpselt samamoodi nagu kutseeksam. See tähendab seda, et tuleb kohale tulla ja anda oma dokumentide kohta aru, selgitada neid ja vastata siis asjakohastele küsimustele. Ja punktide arv jälle, seal on siis punktine, kui koolituste ja tulekahjude uurimisel ei ole see hindamine eristatav, siis ta on küttesüsteemi puhul on jälle see sama punktisüsteem. 90 punkti ja vähemalt 60 iga ala peale. Nii, ma tänan. Kui on veel küsimusi midagi, siis proovin aidata. Georg. Alar, ma teen algust tegelikult. Ma usun, see küttesüsteemide osa on kõige uuem ja tekitab kõige rohkem küsimusi. Sa rääkisid praegu eelkõige taastõendamisest, et see ekspert, kellel varem oli see kompetents olemas, esitab oma 2 küttesüsteemide eksperthinnangut ja tuleb siis ka intervjuule ja miks siin tõesti intervjuule tuleb tulla, ongi sellepärast, et küttesüsteemide puhul on tegemist ikkagi nii-öelda kõrgema ohu kandjaga, ehk siis nende puhul peab olema selge, et kas see inimene, kes selle hinnangu tegi, on reaalselt ikka see ka, ehk siis ta kohapeal oskab kirjeldada kogu seda olukorda, mis dokumentides oli ja vastata ka küsimusele, ehk siis ta ei ole kellegi teise eksperthinnangu sinna nii-öelda esitanud. Et võib-olla koolituste puhul on see latt ikkagi madalam, et küttesüsteemide puhul sellist leevendust teha ei saa, et siin peab asi olema ikkagi ideaalne. Aga räägi sellest esmaeksamist ja sellest ettevalmistuskursusest, et üldsegi mis tingimused peavad olema täidetud, et seda küttesüsteemide kompetentsi endale taotleda. Tähendab, küttesüsteemi kompetentsi taotlemiseks meil on siis olemas või avasime see aasta siis selle mikrokraadi ja mikrokraadi õppekavas on sees küttesüsteemide ja nende arvutuste ja kõikide kohta on olemas meil vastavasisulised loengud ja neid viivad läbi siis Mati Malm ja Lempu Margo ja selle tulemusena ehk tegelikult selle mikrokraadi sees nad teevad ka eeleksami ja eksami tulemus antakse ka tunnistusena välja. Muidugi see eksami tulemus ainult, ütleme ta otseselt kutseeksamit ei mõjuta, aga annab siis sellise ütleme sellele kutse taotlejale, kes seda valitavat kompetentsi soovib saada, annab siis teatud kindluse tunde, kui ta selle suudab positiivselt ära teha, et siis võiks ka tulla kutseeksamile. Kas seda pidasid silmas või? Ja, täpselt, et ettevalmistuskursus on vaja läbida ja siis selle lõpus tehakse ka seal koos potsepadega siis ka eksperthinnang. 2 eksperthinnangut, mida saab siis esitleda eksamile ja tulles. Ja nii-öelda siis on see intervjuu, kus enda tööd siis kaitstakse. Ehk siis on see ettevalmistuskursus läbitud ja ei ole see küll võrreldav nii-öelda potsepa tasemega, aga siin ka nii-öelda eksperdi eelneva töökogemuse ja koduse töö najal
peaksid need teadmised kõik olemas olema eksperdil, et siis need eksperthinnanguid ikkagi korrektselt teha. Nii, olgu selles osas. Aga palun vaba mikrofon, et kui siin päris ülekarjumiseks ei lähe, siis ma usun kordamööda saate küsida. Mis see täiendkoolituste materjalide teema on? Sellest nagu seal väga ei räägita. Koolitused nagu sinna arvesse lähevad, mis mahus, mis hinnangud need annavad ja nii edasi? Tähendab, koolituse puhul, mida konkreetselt silmas peeti praegu seda küttesüsteemi või üldse koolitust? Ei, täiendkoolitusi, te kirjutasite sinna, et selle kutse pikendamisel täiendkoolituste tunnistused. Nii erasektori kui riigisektori poole pealt, siis me oleme ju kõik ühes infoväljas, et kui sinna keegi panebki kirja, et Päästeameti mingisugused tundmatud koolitused tundmatutel aegadel, siis see tuleb ikkagi välja. Siin ma arvan, ei tasu selle pärast väga muretseda. Aga üldjuhul tõesti loogiliselt võttes on need igasugused erasektoris üksteise koolitamise tunnistused või siis näiteks kas või TTÜ poolt tehtud koolitused ka, mida saab siin siis dokumendina presenteerida, kus te olete raha eest käinud siis osalemas. Ja mingisuguseid tunde me ei ole ka siin kohustuslikus korras kirja pannud, sest siis tegelikult peaks ka Sisekaitseakadeemia väga suures mahus neid koolitusi pakkuma. Nii nagu siin teistel kutseandjatel on, aga kuna see valdkond on väga väike, siis on üsna keeruline neid kohustuslikke töötunde, koolitustunde ühe osapoole pealt pakkuda. Hetkel on ta niimoodi kutse andmise korras, et me ei ole seda 50 tundi kirja pannud, nii nagu näiteks potsepadel ja teistes valdkondades on. Nii, kas on veel küsimusi? Ma küsiksin korra, on mind kuulda? On kuulda. Küsimus puudutab kaasusi, et mind ennast otseselt see praegu ei puuduta, aga võimalik tulevane kolleeg on hetkel just läbimas kursust ja kevadel suuritamas eksamit, aga enda eksami tegemise ajast on teema nagu üleval, et kui teeme kaasusi, kui inimesed lahendavad kaasusi ja ütleme, nad saavad siis negatiivse hinde, seekord eksamit ei läbinud, peavad minema korduseksamile. Miks see kaasus, mille ta on teinud ja kus siis hindaja on siis märkinud peale seal mingisugused asjad, et kas midagi oli puudu või midagi üle, et miks see inimene ei või oma vana kaasust kätte saada, et selle baasil iseseisvalt tööd teha ja leida lahendusi ja õppida juurde. Alar, ma arvan, see peaks vastama sellele. Alar, kas kuulad? Sorry, mul oli mikrofon väljas. Nii, kuulete nüüd vist, jah? Ja, kuuleme. Ja, et tegelikult nende kaasustega on nii, et neid kaasuseid me säilitame, sest nad on teatud määral tõendusmaterjal. Võivad tulla ka vaided, võivad ka hilisemalt tulla mingid küsimused, päringud, et siis on alati võimalik neid vaadata. Ei ole kunagi keelanud neid vaadata, tähendab see, kes ei soorita, võib tulla akadeemiast läbi ja saab tutvuda oma tööga ja võib ka sellest koopia võtta, pole üldse probleem. Aga originaal on meie käes teatud perioodi ja siis alles võime ta ära anda, ütleme nii. Selge. Kindlasti tuleb siin ka ju sellega arvestada, et need kaasused võivad ka ju korduda mingite aastate jooksul. Et ilmselgelt pole võimalik 2 korda aastas ja niimoodi aastaid välja mõelda iga kord uusi kaasuseid.
No reeglina me teeme alati uusi kaasuseid, et me nagu ütleme, kui need kaasused nii ehitusliku korralduslikke, et ei ole ükski aasta meil kordunud. Üks erand on, kui komisjoni liige oli ise kaasuse koostaja, alluv tuli eksamit tegema, siis ma võtsin ühe eelneva aasta kaasuse ja lasin tal teha. No muidugi see komisjoni liige ka taandas komisjonist ennast, aga kaasus oli ju ikkagi laual ja siis see tuli ära vahetada. Et seda me üldiselt jälgime, et siin mingit ohtu ei ole, et nüüd ta õpib seal selle selgeks ja see võib järsku nagu loterii, et tõmbab jälle selle õige pileti sealt. Et sellist olukorda ei ole. Sisuliselt on nad loomulikult kõik sarnased, ainult et need joonised on erinevad. Nii, kas on veel küsimusi? Nii, Heikol siin vist teie mikrofon üles, aga paistab, et keegi teine pole tahtnud küsida. Ei näe. No mul on ka mikrofon lahti praegu, ma muidu jälle unustan sisse, et tundub, et vist hetkel küsimusi ei ole. No meil on koduleheküljel nüüd üleval ka need korrad uued, mis siin on muudetud, silutud, lihvitud, et sealt saab ka täpset informatsiooni ja oleme alati avatud küsimustele, kui kellelgi tekib midagi arusaamatust, alati võib ühendust võtta kas meili teel või mõni on ka telefoniga helistanud, et püüame kohe vastata, kui hetkel ei ole ise tunnis parajasti või oleme kuskil eemal. Jah, minul on üks küsimus. Kui mind, ütleme, kogu selle tuleohutuse puhul huvitab ainult, ütleme, projekteerimisalane kompetents, et kas siis, kuidas on, et kas, ütleme, eksamil see kõik, mis puudutab koolituse ja, ütleme, sükest tulekahju järgset uurimist, et kuivõrd, ütleme, seda arvestatakse? Ma saan aru, et soov on kas siis tuleohutuseksperdi kutset teha? Ja puhtalt, tegelikult mind ühitabki kogu see projekteerimist ja ennetuse poolt nagu puudutav osa. Ja, aga ma nüüd küsin, et seoses tuleohutusseaduse muudatusega nüüd jaanuaris tuli ka arhitektile tase 7 ja 8 tagasi õigus siis koostada tuleohutusosa, et kas nii-öelda sellest kompetentsist ei piisa, et ma küsingi, et miks seda tuleohutuseksperdi kutsetunnistust üldsegi tarvis on? Loodame, et piisab, kui seadust ümber ei muudeta. Ennekõike on see, et tegelikult kõik need teadmised oleksid olemas. Et kui seda ei muudeta, jah, siis ei ole vajadust, aga... Ei, seda ei muudeta selles osas, et varasemalt oli see olemas enne 2021 aastat. Siis tuli sisse see, et tuleohutusekspert tohib vaid tuleohutusosa koostada, kooskõlastada. See leevendus nüüd tuli sellest aastast jällegi siis riigiga tagasi, et kuna siis nendel tase 7 ja 8 nendel siis ehitusvaldkonnas on tegelikult see pädevus ju olemas ja tuleohutuseksperdid ka oma sõnu sisuliselt vaatasid diagonaalis neid tuleohutuse osasid üle ja panid oma allkirja, võtsid selle siis ka loomulikult töötasu, siis tase 7 ja 8 said selle õiguse endale tagasi ja ei näe nagu vajadust, et see peaks uuesti rangemaks minema. Aga muus osas tõesti tuleohutuseksperdi kutse saamiseks tuleb ikkagi kõikidele tingimustele vastata ja kui selles valdkonnas ikkagi töötanud ei ole täies mahus, siis on see päris keeruline ehitusvaldkonnas siia sisse tulla. Aga selleks üks võimalus on läbida mikrokraad siis täies mahus, mis need teadmised ju annab.
Ei, seal ma praegu osalen, aga jah. Ja just, siis on juba see osa selge. Ja neil sarnastel teemadel saab siin mikrokraadi raames ka nii-öelda erinevate lektoritega, sealhulgas ka siis Päästeameti ja ka minuga suhelda, nii et saab täpsemalt ja pikemalt rääkida. Nii, meil siin iseenesest kohustuslik aeg on läbi saamas. Keegi on väga pikka juttu siia pannud. Ilmselgelt seda me siin keegi läbima ei hakka, et kes see siin Peeter Park vist saatis küsimuse. Siin on juba päris peen küsimus, et ma arvan, teeme niimoodi, ei hakka siin seda läbigi lugema, lõpuni siin selle sobiva ajaga ei jõua, et selle küsimuse osas saadame vastuse. Siin on nüüd iseasi, kas seda soovib ainult Peeter või sooviksid kõik siin osalejad, et meil tegelikult ju nimekiri registreerinutest on olemas. Et kui siin tegelikult mingit saladust ei ole, siis me saame ka kõikidele osalejatele selle hiljem saata, olenevalt, mis selle kontekst nüüd siin on. Sest mina ei näe ka seda praegu. Ja ma küsimust näen, aga see on ilmatu pikk, et ei hakka seda hetkel lugema ega sellele vastama. Et arvatavasti sellele ei ole ka kohe vastust anda. Kas on kellelgi veel selliseid lühemaid küsimusi, mis puudutavad nüüd eelkõige tänast infotundi? Jah, Reedik Lukas siinpool. Ja Reedik? Et viimase kohta kommentaar, mis Urmas küsis, projekteerija ja tuleohutusekspert. Ütlen pikka aega Tallinna Tehnikaülikoolis töötanuna, ma vaatasin kõiki projekti läbi, mis siis hakati meil sellest kas renoveerima või uus ehitama. Ja ma tavaliselt kirjutasin märkusi, tuleohutusalaseid märkusi 2 lehekülge. Peale seda, kui läks tuleohutusekspertide kätte asi, tuleohutusosa kirjutamine ei ole mingit probleemi. Kõik on korras. Aitäh. Siis on väga hästi, jah. Samas meil on ekspertide poolt ka teisi sisendeid olnud, et nad on olnud rahul nende töödega, mida nad on kooskõlastanud. Aga loomulikult on väga erinevaid olukordi võib olla. Ja siin ongi see, et esiteks nende ehitusvaldkonna kutse andmistesse on vaja rohkem sisse tuua ka tuleohutusteemad, sealhulgas siis ka eksamikomisjoni, meie tuleohutuse inimesi, mis näitena tuleohutuseksperte, kes osaleksid seal siis eksamil. Ja siis ka muidugi nendesse õppekavadesse, et ka siin läbi Päästeameti tegelikult on väga palju tuleohutusteemasid õppekavadesse sisse toodud, aga eks olete isegi kursis, tegelikult need erinevad õppekavad on väga täis tuubitud teemasid ja ka tuleohutust sinna sisse tuua, eriti veel suures mahus on väga keeruline. Aga kui see kvaliteet on kõikuv ja on probleeme mingisuguste ehitusinseneridega või siis ka meie tuleohutuse kutsetunnistustega, siis need sisendid tulebki anda kutseandjale või siis ütleme tuleohutuse maailmas nii Päästeametile kui ka Sisekaitseakadeemiale ja on erinevad võimalused siis teenusepakkuja korrale kutsumiseks. Ma korra täpsustan seda võib-olla oma enda eelmist küsimust, et omades ise nagu seda arhitekt tase 7 ja allkirja õigus on olemas, on mul ikkagi see küsimus, et seda arhitekti kutsetaset andes tegelikult ei kontrollita tuleohutuse pädevust. Ja see, et kui sul see tase 7 arhitektil on olemas, allkirja õigus on olemas, siis tegelikult tuleohutuse seletuskirja koostamiseks sul tegelikult puuduvad teadmised. Et ma just mõtlesin, et kas sellel, miks ma sellel tegelikult eksperttase, ütleme, tuleohutuse puhul nagu tahan üldse taotleda, et siis ei sea keegi kahtluse alla minu pädevuses. Et see oli ka see küsimus, et kas see arhitekti pädevus nagu tuleohutuse puhul on jätkuv. See on praegu tegelikult hea sisend, et ma ütlengi, et tuleohutuse seadus lubab arhitekt 7-8 teha siis tuleohutuse osa koostada ja siis teha ka tuleohutuse osale ekspertiisi. Aga see sisend ongi praegu tõesti selline vasturääkiv, et
ma nii-öelda kutsekomisjoni poole pealt ja ka Päästeameti poole pealt täitsa uurin kohe, et mis selle taga siis on, et osad väidavad seda, et nii-öelda nad on pädevad aga ma saan aru, et osad jällegi mitte. Et igal juhul, kui see maht on selle õppes või eksamil olnud siiamaani kas siis väga väike või olematu, seda enam siis on vaja seda ikkagi edaspidi tõsta tõesti. Et kui on antud nii-öelda õigus koostada ja allkirja anda, siis peab olema seda ka kontrollitud. Et sama teema on siin meil ka selle küttesüsteemide ekspertiisiga, et nüüd on ikkagi eraldi tööna ja hindamisena sees. Varasemalt teda sellises mahus praktiliselt üldse ei olnud. Aga aitäh selle info eest, et uurin seda tausta. Nii, kas veel mõni kiire küsimus või tõmbame otsad kokku? Ja, kui tohib, üks kiire küsimus. Ja, kuuleme. Et ma saan aru, et kevadel tuleb üks uus eksam. Kas järgmine eksam on ka juba ette teada, millal see võiks olla? Või kas need nii-öelda eksami kalendrid kui taolised, kas need tulevad ka sellised pikamaajalised ette? Jah, meil on kodulehel tegelikult olemas juba järgmised eksamid, et meile 31. märtsiks on vaja dokumendid esitada ja 25. aprill on siis esimene test ja teine eksam tuleb siis maikuus on vaja dokumendid esitada ja 12.06 juunikuu on siis test, ehk siis enne jaanipäeva saab see läbi. Ja praegu ongi siin, kuna eelnevatest eksamitest on päris palju läbipõrujaid, tüüpiliselt on niimoodi ongi, et pooled spetsialistidest ja enamus ekspertidest, kes taotlevad, kukuvad läbi. Et see sõel on ikkagi päris korralik, siis väga paljud nendel eksamitel osalejatest ongi siis need, kes eelnevalt läbi saanud ja sellepärast siin 2 eksamit lühikese vahega ka on. Ja võib-olla siis hetkel oli kirjas veel, aga ka aasta lõpus siis eksam tuleb. Et ka siin mikrokraadil osalejatega peame arvestama, et nemad on samamoodi ju eelisjärjekorras eksamile pääsemiseks. Aga kodulehel on see info juba siin olemas jah, nende kevadiste kuupäevade kohta. Sisekaitseakadeemia Päästekolledži kodulehel siis, seal, kus on alati olnud. Aitäh! Nii, aga praeguseks siis tõmbame otsad kokku, et kui on kas siis nii-öelda üleüldisi küsimusi või konkreetset eksamit puudutavaid asju, siis kodulehelt leiate esmase info. Regina Kaasikameel, kes tegeleb selle asjaajamisega, saab teid nii-öelda dokumentide poole pealt aidata. Ja läbi tema või siis otse saab ka kas siis minuga või Alar Valgega suhelda. Et kui mingisuguseid muresid või täpsustusi on, et tavaliselt see dokumentide nii-öelda edasi-tagasi loksutamine on üsna pikk protsess, et laseme ikkagi täiendada ja siis õigeks ajaks need asjad meile esitada. Et üldjuhul inimesed saavad need dokumendid ikkagi korrektselt vormistatud, kui ise ikkagi initsiatiivi piisavalt ka välja näidatakse. Et osadel juhtudel on siin jäänud asjad sellised, et tähtajad on üle läinud ja siis polegi muud midagi teha, tuleb oodata järgmist kutse andmise aega. Aga üldjuhul need asjad alguses siin koostöös lahenevad ja esimesed eksamid siis juba varsti jälle toimuvad nii-öelda uute põhimõtete järgi. Nii et viige ennast kurssi ja kui on küsimusi, siis esitage neid Sisekaitseakadeemiale. Ja sellised infotunde suuremate muudatuste puhul nii Sisekaitseakadeemia kui ka saan öelda Päästeameti poolt tehakse. Kas sellel aastal ka selliseid suuri muudatusi veel ees ootab, praegu ei oska öelda, aga kui need tulevad, siis kindlasti anname eelnevalt teada ja seda infot jagame. Ja see infotund salvestati ja selle kohta info läheb siis ka kodulehele, mida saate siis edasi jagada. Aga aitäh teile ja kena kevadist päeva!